tervis ja haigus inimeses, looduses, ühiskonnas. Sellise konverentsi korraldasime aastal 1992 Tartu Ülikooli aulas. Teema on aktuaalne ka praegu. Liikumisvaegus ja looduse probleemid, kliimaprobleemid on sarnased, ütleb Richard Horton. Mõlemad hiiliva kuluga, pahasti märgatavad, ei torka silma, vähendavad inimeste vahelist võrdsust, ignoreerivad riigi piire ja võivad lühendada kogunisti meie jätkusuutlikkuse eksistentsi. Meie tsivilisatsioon istub liiga palju. Istumine toob kaasa südamehaigusi, ainevahetuse haigusi, diabeetest, mitmesuguseid pahaloomulisi vähkkasvajaid, lühendab meie eluiga. Me vajame ravimeid, ravimite ülejäägid ja ka juba seedekulda läbinud ravimijätted siirduvad loodusesse. Ravimite vaba Läänemeri Soomest John Nurmise fondi algatus on väga tähelepanuväärne ja austust vääriv päästeoperatsioon. Neid eespool nimetatud haigusi kutsutakse mittenakkushaigusteks, sest neid ei levita bakterid, mikroobid, viirused, vaid need kulgevad meie tegemata jätmiste või valesti tehtud põhjustel. Seda võib kutsuda elamise kultuuriks või õigemini kultuurituseks. Kõik me oleme kuulnud, et 10 000 sammu hoiab meid tervena, teised teadlased ütlevad 4000 sammust piisab. Amishi hõimu mehed kõnnivad päevas 18 000 sammu, naised 14 000 sammu, aga nad teevad ka tööd, füüsilist tööd. Meie töö on istudes, reeglina istudes. Kas sport hoiaks meid tervena? Võistlussport igatahes mitte. See on pigem etenduskultuur. Tervisesport on väga hea ja kasulik, aga ka temast üksi ei aita vaegliikumise korvamiseks. Mida siis teha? Tõusta püsti, tõusta toolist püsti, tõusta võimalikult tihti toolist püsti. Meie süda ütleb suure tänu, kui me ei istu ühte järgi üle 10 minuti. Juba nende alla 5 minutilistegi pausidega, mida me siis teeme sammukesi. Sellega me tõrjume diabeetest, ainevahetushaigusi. Eks ole, väga lihtne ja ei maksa mitte midagi. Majanduslik aspekt Ühendriikides, Ühendkuningriigis, ka Soomes on majandusteadlased koos liikumisteadlaste ja arstiteadlastega selgitanud, arvutanud välja, kui palju läheb ühiskonnale maksma liigne paigal olek. See on siis eelkõige istumine,
ja just nende väheste sammude tegemine. Soome peaministri büroo avaldas raporti 5. aprillil 2018. Ja see raport esitab seda, et Soome ühiskonnale läheb aastas paigalistumine, siis nende väheste sammude tegemine ja liigne istumine maksma Soome ühiskonnale vähemalt 3 miljardit eurot. Kui kõik äärmiseltki kaudsed kulud sinna juurde arvata, see võiks olla kogunisti 7,5 miljardit. Eesti ühiskonnale ümber arvutatult võiks see 3 miljardit muutuda circa 9 miljardiks. Elustiili muutmine on äärmiselt raske. Vist kõige raskem meie elus. See tähendab harjumuse tekitamist. Mida teeme? Mida sööme? Kui palju alkoholi tarvitame? Kas ka vett joome? Suitsetame? Kuidas teineteisega suhtleme? Harjumus ja võime liikuda on inimesele kaasa sündinud. Beebiootel ema tunneb suurt rõõmu, kui tema kõhus keegi jalakistega põtkib. Selle noore kõige armsama elu toome koju sünnitusmajast turvatoolis, muidugi. Aga kui meil on siis komme tulla kohvikusse, võtta turvatooliga beebi kaasa, panna neoonlambikesed tema tähelepanu köitmiseks, vilkuma, varbaga seda turvatooli kõigutada, et ta ei nutaks. Mida me siis teeme? Me ehk röövime temalt seda loomusunnilist, omatahtelist roomamise harjutamist. Aga roomamine on see, mille harjutamisega noor elu ükskord iseennast jaksab istuma sikutada ja püsti tõuseb. Edasi siis lasteaed. Kui mina käisin Väimera lasteaias, sellest on palju aega möödas, siis oli meil selline komme oli selles lasteaias, et kui söök sai söödud laua taga, ei pidanud ootama aeglasemaid sööjaid takkajärgi. Aitäh, kas võib lauast tõusta ja muidugi me saime selle loa. Esimesest klassist, esimesest koolitunnist peale on meil võimalik mõjutada inimesi, noori inimesi, harjutada sisse seda, et kui tund algab, õpetaja tuleb sisse, lapsed tõusevad püsti, õpetaja küsib, nad tõusevad püsti. See on solidaarne, hoolimata sellest, mis seisus laps on, kui sportlik ta on või mitte sportlik. Nad kõik teeksid seda sama asja. Ja see, mis me noores eas ära õpime, see võib meid kenasti tuua läbi kogu elu. Ja kui me nüüd usaldame seda, et vähenegi liikumine ja sage püsti tõusmine on väga oluline asi, et meie tervis säiliks, et me ei raiskaks selle peale, siis me oleme teinud midagi väga head. Ja Rooma klubi mentaliteediga läheb ju senasti kokku. See on taaskasutamine. Teeme seda, palume, et meie lapsed teevad seda, mida oskasid nende vanaisad, vanaemad tõusta tihti püsti. Aitäh tähelepanu eest!